прямо отпускать. Ну там где поставить. Дай молоток. Не надо. Ты в доску уперся, поэтому он не идет. Вон в доску уперся, видишь? Ты эту свою планку нажми. Планту, как и под эту, ничего, она еще будет чего, сюда, не идут? Так что она тут стоит нормально. Все. Можно я? Все, ставить эти подкладки. И лезем и ставим на каждый стык подкладки. Все. И закручиваем, чтобы они не выпали. Берем шурупы и закручиваем. Все. И все, мы потянем. Нет, надо не клин, она по клину съедет, надо ровно. Куда она съедет? Нет, она уже никуда не съедет. Не съедет. Не съедет, она уже все. Она уже никуда не денется. Там она уже никуда не денется. Надо а с той стороны. А куда? Тянуть оборот еще сюда ее. Да. А кто там, Рафаэль, да? Надо ломом отжимать. Ну все, еще давай, до конца. Опа, хорош. Et igaks juhuks veel nad ütles ka. Nad panid ühe täiendava selle trossi ka veel sinna praegu. Eile, kui ma ütlesin, et see läheb käest ära küll. Et me peame hoidma seda asja täiesti paigal. Et siis nad panid need alla. Ja nüüd pärast... Enne need siniseid ei olnud või? Ei olnud. Et neil oli küll siia toodud igaks juhuks. Ja no siis nad tulid sellega välja, et me paneme täiendava trossi ka veel sinna. Et nad on väga hoolsad selles mõttes. Ja siis oli ja praegu sisuliselt seal on üks tross, on igaks juhuks pandud. Eks ta paljuski toetub nendele ja siis nende kõige jäme. Tähtis see, et ta võiks üleval võd neid. Võd need trossid, mis siit tulevad. Läigastatud. Seal on ju kuni... Et ei toimuks läbipainet? Ei, mitte läbipainet, ta läheb sirgeks. Tal on ju jõud selles trossis, on eelpinge jõud. Ilma nende katuspaneelidega on kuskil 10 tonni. Ta on ju venitatud välja. See on nagu vedru. Ja kui see vedru on nii venitatud, ja siit alt ära võtta, ta läheb ju sirgeks. Muidugi, jah, sain aru. Oma pool meetrit kohe tuleb alla. Tal on ju niuke jõnk see. Sest see läheb ju praegu üle selle. See läheb nende alt. See läheb nende, kõik need kandvad trossid, mis siit nii lähevad. Need lähevad nende jäigastustrosid alt. Ja milleks need ülemised trossid on, see ongi selleks, et kogu süsteem on ette pingestatud. Põhimõtteliselt peaks igal pool olema 30 tonni see tõmbejõud. Ja nüüd võt need kandvad on nii ja jäigastavad nii ja siin vahel. Oota, kas niipidi on jäigastavad ja niipidi on kandvad? Ja need kandvad. Ja nüüd on hästi vahva vedrusüsteem. Ta on niukene, et kui koormus peale tuleb, siis nagu peaaegu midagi peale ei tulegi. Veidigi ei tule. Asi on see, et koormus tuleb peale, see vajub alla, see jäigastav läheb sirgemaks, tema surve kaob ära. Ja nüüd kandval trossil, enne oli see jäigastustrossi juurde, nüüd tuleb koormus peale, see jääb ära ja jääb see koormus. Et see nagu kompenseerib, aga reegel on see, et kui täiskoormus on peal, siis selle jäigastava, selle surve peab 20 või kuskil 20% või nii järgi jääma. Et kui ta täitsa nulliks läheb, siis on ta nagu vasika magu. Et kui seda survet ei ole, see on nagu personöör, kõik on täitsa lipa-lapa. Et see tähendus, et see ei ole mitte niisama, et need siit alt lähevad, vaid need on pinge all ja kui sa alt ära võtad, ta läheb kohe sirgeks.
et see on niisugune hästi kaval süsteem. Minul on tead selle asjaga nii vastakad tunded, et ühtepidi ma tahan, et tuleks välja, et selle asjaga peab nüüd hakkama korralikku remonti tegema. Et saab selle asja kõik korda tehtud, kõik need uued brussid sinna alla pandud ja laudised ja teistpidi ma mõtlen, et kui nüüd... See on nii, et siis on katusmaani maha, kõik puitpaneelid pealt ära ja trossid vaata, kui on nii hull. Aga ma loodan, et ta ei ole ja me siit igas ütleme, et võib-olla 5 aasta pärast jälle poisid siis vaatame. Aga siis jääb meil see jupp alles. Ja nüüd me saame hinnata. Me lõikame kõik selle kuradi, selle ankruosa lõikame pikki lõhki, vaatame, mis seal toimub. Ja juppides vaatame, et teine, selle trossil on, üks asi see, et ta on lühem, väga pikk on kehva teha. On see, et tal on kõva murre. Tal on äkiline murre sees. Siin ei ole ju kuskil niukast. Aga huvitav, kas me selle ühe põhjal ikka saame teha? No too koht oli ka see koht, kus katus jooksis ikka õige mitmel korral ja nii raskelt, et see tuli alla lakke välja. Ka sellest läbi. Et ega muidugi ei saa, aga et ei ole mingit põhjust, et kuskil hullem oleks. See ainuke, kuidas me näeme. Muidu me ei näe seda. Et teine asi, mis huvitav oli see, et 1962 kontrolliti uuesti neid eelpinge jõudusid. Et kas ta on piisavalt ette pingustada. Et 30 tonni oleks arvutuse järgi pidanud olema. Ja see oli siis niisugune komparaator, 1 meetri pikkune tala ja siit siis suruti jõugadele peale kõveraks. Ja selle järgi saab siis arvutada välja, kui sul see jõud on. Küll laudisi ja trossi vahele torgata? Ei, trossi ennast. Võtad lihtsalt trossi peale, paned ja painutad siin trossi. Jõuga painutad. Meetri pikkuse vahemaa peal. Ja siis saad arvutada. Tolle järgi oli siin kuskil 9,8 tonni. Püüti reguleerida. Aasta hiljem ta oli sama. Lootusvõttis. See ei ole ju täiesti sümmeetriline lootuses. Et lootus võttis natuke tagasi ja niimoodi, ta oli 9,8 tonni. Эти шайбы в принципе не мешали, Леонид. Давай мне монтировку и отожму. Что мы обрезали? Как? Она зажимала трубку. Ну? А мне не надо, чтобы зажимал. Мне надо тянуть его еще. Я он в масле, он бы прошел. Тянешь? Да нет.